Tere suveõhtust siis kõigile vaatajatele ja mõtlesin, et teen sellise uudse lähenemise Foorumi teemale. Subaru Foorumis sai juba tehtud enda autost video, et teen siis ka Audi Foorumisse sellise video ja natukene on tegemist ka müügivideoga, sest mis see salata, esimene A8 ja tekkis kohe mõte, et kuna kõik sellised autod mu sportlikud on olnud, et siis võiks ka see olla sport. Aga räägime hoopis siis autost, mis siin kaamera ees on. 2008 aasta Audi A8, kolmas generatsioon, 3.2 FSI mootoriga, 6-käiguline Tiptronic ja Quattro nagu ikka. Teeme väljast väikse ringi peale, mainin, kus midagi mainida on ja lähme siis asja kallale. Alustan võib-olla siit kiirelt räägin ära rehvid väljed on nagu esindusest müüdi, auto mustade 5-spoke'idega 19 tollised, peal rehvid Bridgestone Potenza S001, täiesti tehase mõõdus 255/419 100Y kiirusindeksiga. Lähme siit väiksele tiirule, ma mainin ära, kus midagi mainida on. Üldiselt peaks väljas päris sile olema mõistuse piires. Ma nüüd mikroskoobiga üle ei ole käinud, eks, et Eestis autot müües kohtad igasugu huvitajaid autoostjaid. Ükskord oleks auto jäänud müümata, Subaru Impreza 2018 aasta, sest taga ei olnud seda rulood katmas seda 50 centimeetrist aknaava. Esimene asi, mis silma jääb muidugi, on see liist mullitab, et ta mullitab ka altpoolt. Ma ei hakka seda filmima, sest kokkuvõttes on vaja liist üle värvida. Aga nii-öelda juhi poolt siis see auto peaks olema enam-vähem viisakas. Siin all on olemas niisugune täke ja siis peamine iluviga sellel autol on leitav siit küljel. Siit on näha, katsume äkki valguse saada kuidagi sobivalt peegeldama. Ühesõnaga seda koobast on rihitud. See praegu millegipärast kõige paremini ei paista, pole enam nii päevavalgus. Ja siin külje peal on ka niisugune triibukene. Ja siis see velg on kriibitud, mis on hea, pagasiruumis on täiesti täis mõõtmetes, täiesti tuli uus velg olemas, seega maailma lõpus ei ole. Aga üldiselt ümberringi tundub täiesti viisakas. Siit eest on sõidetud vähe rallit, siis nagu te näete, kõrvalistupoolne tuli on katki, sinna pääseb niiskus sisse. Kuna video jaoks just pesin auto ära, siis tõmbas seest kergelt uduseks. Ja esipamper, nagu ikka, on kivitäkkeid saanud ühel või teisel hetkel. Ees saab siis veel ära mainida. Siin on üks laki kahjustus kapoti peal. Proovime selle nüüd ilusti üles leida. Need on veepiisad, aga laki kahjustuse poiss on meil siin. Et on päris selgesti näha. Või on see midagi siin auto peal? Tundub siiski, et ikkagi lakk on kuidagi koorunud, et sinna tõenäoliselt on midagi peale tilkund, mis on selle laki siis koledaks teinud. Üks mure ka, kui keegi vaatajatest oskab abistada. Nimelt sellele autole ei sobi vasakpoolse A8 originaalkojamehed, täiesti proovitud originaal Audi karbist ilusti välja võetud. See liist siis, mis kojamees kinni hoiab, on liiga suur parempoolse rooliga autol ja vasakpoolse rooliga auto kojamehed ei sobi siia. Seega oleks vaja abi Boschi kojameeste leidmisel. Ja muidugi siia esitulede juurde tagasi tulles siis, kui kellelgi on pakkuda esitulesid, siis olen üks suur kõrv, et oleks mõlemat esituld vaja. Esituled saab küll panna turismirežiimile, aga see muudab ainult kaugtuled ära. Lähituled näitavad endiselt parempoolse rooliga autole vastavalt. Väljast oleks siis hetkel kõik, astume sisse. Olemas on keyless go. Esimene asi, mis silma jääb, rool paistab tõesti kulunud, vaatamata auto tegelikule väiksele läbisõidule. Ja juhi istme on näiteks ka üpris kulunud. Ja kui ma ei eksi, siis siin oli näete, et täitsa auk on sees. Anname siis korra süüdet, muidugi nagu ikka nupust keylessiga. Läbisõit siis peaaegu 174 000 ja muidu siit midagi väga eriskummalist ei leia. Istmesoojendused on ees olemas, ventileeritud istmeid ei ole. Taga ei ole ei istmesoojendusi ega ventileeritud istmeid. Kuna tegemist on siiski 3.2-ga, siis tõenäoliselt rohkem selline plangum ta on, aga
sõitja seisukohast siin küll midagi puudu ei ole. Olemas on ka AMI, Audi Media Interface. AMI on siin luugi taga. On olemas tavaline 3,5 iPhone'ile pistik. Ja sai ka ostetud selline Bluetooth dongle, Tune to Air, mis ta meil oli, Bove VMA 3000 peaks olema, aga seda ma tööle ei ole saanud. Ja kui keegi pädevam oskab sellega midagi ette võtta, näiteks ettevalt tarkvara uuendus MMI-le pidi aitama, siis võite mulle teada anda, ma oleks väga tänulik, kui te saaksite mind aidata. Aga seest suurt midagi muud ei ole siin. Kui teiselt poolt ka läheneda, siis ikka kõrvalistuja põlstrit on mingisugune raske tagumik kulutanud siin. Muidu täitsa viisakas seest, et Audid, eriti kallimad, säilivad ilusti. Audi on siis Bose, vaatame korra taha ka. Taga ei leiame suurt midagi. Selline täitsa Harju keskmine istujate ruum. Kui lisavarustusena on üks prismakott siin, aga muidu ei ole midagi erilist. Kliimatsoonid on olemas. Mitte et see ka üllatus peaks olema, aga nagu näete, siis alumised nupud on plangud, et ei ole ei soojendusi ega ventilatsiooni. Aga tõenäoliselt see 3,2 Audi pole siis ka päris mõeldud tagasõitmiseks. Et selle jaoks on veidi uhkemad versioonid. Siia taha tulles meenus mõlemad luugituled. Praegu nad muidugi töötavad, suht halb on filmida, aga nad on pragulised. Et praegu, nagu te näete, töötavad nagu peaks, aga nad on mõralised pealt, et kas just varem, aga hiljem kindlasti mingi hetk oleks ka neil aeg välja vaetatud saada. No nüüd kustusid ära, vaatame korra lähemalt. Otsime siit välja näiteks siin see kohakene. Katsume selle kaamerasse saada. Seal oleks nagu kivitäkke moodi mingisugune asi ja teisel on midagi sarnast siin. Et tõenäoliselt lihtsalt ajaga soojustsüklitega päike paistab peale, jahtuvad maha, päike paistab peale, on lihtsalt mõra sisse löönud. Avame pagasiruumi, midagi salajast me siit ei leia. Leiame siit hoopis koobikoti, Audi rõngad, mis kapoti plastikult küljest tulid just nädal aega tagasi. Muidu täiesti tavaline korralik pagasiruum, riie korralik, võrk olemas, all on ka ref. Täiesti viisakas auto, viisakalt kasutatud. Ja vaatame siis kapoti alla ka kiirelt. Sulgutades kapoti alla, siis jätkub sama vana teema. Ehk siis niisugune täiesti tavaline kasutatud A8. Nagu näete, see plastik on katki ja siit pealt need rõngad lahti tulid. Nagu öeldud, siis vaikselt tegelen kõigega. Et sai oma kasutuseks auto toodud ja küll ma siin vaikselt putitan seda masinat. Aga muud ei olegi, üks klapikambri kaane tihend lekib, aga kuna tegemist on nii pisikese mootori ja suure mootoriruumiga, siis oli lausa rõõm kuulda, palju selle vahetamine maksab ja see saab täitsa vahetatud, ei ole probleemi. Ja mis praegu kõige rohkem häirib, on tagumine vasak siis, kõrvalistujapoolne rattalaager on läbi ja see on päris jube heli, aga see saab vahetatud siis, kui läheb ka kaanetihendi vahetuseks. Paneme ta siit kinni. Laias laastus ongi kõik, ega siin midagi pikalt rääkida ei olegi. Niisugune tehase konditsioonis A8. Aga teeme siit veel ühe ringi ümber auto. Aitäh kõigile, kes ühel või teisel või kolmandal või neljandal põhjusel vaatasid. Ja mis seal ikka? Pange ikka dislike ja unsubscribe'ige ja reportige ka. Ja muud nagu ei olegi, et aitäh vaatamast. Iga vaataja teeb minu meele heaks. Aga siit suveõhtust ongi kõik. Ja lõppu väike maiuspala kütusekulu fännidele. Paak oli siis täiesti täis, sai käidud Tartus ja selle paagitäiega on sõidetud 524,9 kilomeetrit. Ja nagu te näete, siis veerand paaki veel päris lähenemas ei ole. Ühesõnaga keskmine on 800 liitrit paagi kohta, et pange siin pluss-miinus, et sõltuvalt, kui sõidad natuke kiiremini maanteel, tuleb väike miinus, sõidad siin 90 alades, tuleb väike pluss
ja linnakulu on ka selline, jääb pigem kuhugi natuke üle 10-12 liitri kanti, samas 90-ga 100-ga tiksudes võid näha numbreid alla 8. Et mõtlesin, et sutsen siia lõppu ka sellise väikse reklaami, et täiesti adekvaatne mootor kruiisimiseks, et isegi mõtlesin, et 3,2 liitrine bensiinimootor on päris pisike selle kere peal, aga tuleb välja, et üsna hästi sobib, kui plaanis ei ole väga seda parempoolset pedaali sõkkuda. Aga selline väike lisa siia lõppu.